Tänases saates on mees, kes on ladunud müüri paljudele noortele ja 5000 inimesele õpetanud liikluseeskirju. Tere tulemast vaatama järjekordset saadet sarjast Meistri Töökojas ja mul on täna hea meel tervitada Margust. Tere tulemast saatesse. Tere, Vaido. Suur rõõm, et sa tulid ja sealt kaugelt Saare pealt. Sa tulid Saaremaalt. Sa elad Saaremaal? Tulin jah, ja ma olen päris sünnilt ka saarlane. Nii et seal ma olen sündinud ja ma olen küll mõned aastad elanud ka väljaspool Saaremaad, ütleme, siin tipikoolis käies paar aastat ja... Mina tean väga seda aega, kui sa siin Tallinnas elasid. Aha. Sa käisid meie kodugrupis, mu vend tegi seda. Ja ma mäletan. Kuna sina ja mu vend olete minust natuke vanemad, siis ma olin see väike pätt, kes sul seal jala ümber rippust. Ma arvan, sa mäletad seda. Hästi mäletan. Hästi. Ega ma teil seal väga rahulikult palvetada ei lasknud, et ma olin ikka intensiivselt teiega seal koos. No need on ilusad mälestused. Ma vist käisin, ma arvan, kuni 2 aastat võisin käia seal. Ja, need olid seda aega ma mäletan. Ja nüüd oled sa elad Saaremaal taas tagasi juba väga pikka aega. Räägi oma perest ole ja. Jah, ma Saaremaale tagasi läksingi abielludes, eks ole. Kui ma olin 3. kursuse tipis lõpetanud, siis ma abiellusin ja enam ma ei tahtnud siia jääda. Ma läksin kaugõppesse ja läksin Kodusaarele ja nüüd ma olen ühe korra pärast seda ka 1 aasta olnud Kanadas teenimas Eesti kogudustega, aga muidu kogu aeg seal ja seal sündisid minu 3 last ja nüüd nad on kõik juba oma pere, ka igaüks omas kohas ja 5 lapselast ja nii on minu perega. Ja, mul on abikaasa Pille ja tema nimi. Perekond on õnn. Perekond on see, kui inimene ei usu Jumalat või tal ei ole Jumalat, siis perekond võiks ju olla. On ju, aga kui sul on perekond ja Jumal, see on midagi üleloomulikult õndsaks tegevat, ütleme niimoodi isegi. Margus, võtame istet ja ma räägin sulle ühe loo, et see, et sul on täna nii tore abikaasa Pille, siis mul on ka natuke seal oma käsi sees. Ma arvan, sa ei tea sellest midagi, aga kuna sa meil käisid, siis ükskord oli nii, et ma olin siis juba vist teismeline ja Allar Känd võttis mind Saaremaale kaasa sinu juurde. Ma olin üllatuskülaline seal. Ja sa ei teadnud, kes tuleb. Ja me olime seal mitu päeva ja tol ajal ma olin teismeline, ega ma veel nagu sellest naiste tagaajamisest pihta ei saanud, aga Allariga kutsuti mind, Allarit ja sind kutsuti Pille juurde külla. See oli üks talvine aeg, oli siuke pime õhtu ja seal oli hästi palju küünlaid ja meeletult romantiline õhkkond oli seal ja seal olid need kivikese siukesed kommid, ma mäletan, see oli Vene ajal ikka meeletult erakordselt hea ja see oli kõike head ja paremat pandud ja ega ma tol hetkel nagu midagi aru ei saanudki, et ma tegelikult läksin tol hetkel kaasa Eesti 2 kõige väärtuslikuma poissmehega. Teil Pillega siis veel ei susisenud, aga ma arvan, et sealt sellest õhtust edasi hakkas teil susisema, nii et siuke väike mälestus. Ma olin seal ühe susina juures kunagi aastaid tagasi. Võimalik, et ma isegi mäletan seda õhtut. Ma nüüd ei tea, kas susises enne või pärast seda ma ei... Küllap susises ennem ka ikka, aga... Jah. Aga nii läks. Sa oled täna pastorina teeninud Kuressaare siiani kogudust. Ja nüüd 10 aastat olid sa abipastor oma isa kõrval ja nüüd juba 20 aastat oled sa peapastorina, võiks öelda, või põhipastorina teeninud kogudust. Sellele pastori kutsele eelnesid su elus 2 väga dramaatilist lugu. Jaga palun neid lugusid meie vaatajaga. Jah, minu isa oli pastor ja ma välistasin selle võimaluse enda elus üldse, sest ma nägin, et see ei ole lihtne ülesanne. Ja teine asi see, et ma arvasin, et mul puudub absoluutselt võimekus selleks. Ja tõepoolest, ma isegi ei kaalunud seda, aga
noh, ajad olid sellised pöördelised 90-ndad, noh, nagu ma mainisin, abiellusin 1988 ja läksin Kodusaarele ja otsisin tööd. Aga siis oli see kooperatiivide aeg, vaata. Ja seal teenis paremini. Ja ma läksin ehitustööliseks ühte kooperatiivi ja paari nädalaga õppisin müüritöö selgeks. Ja ma tegelikult, ma arvan, 2 aastat ladusin müüri päris hoolega, seda tavalist silikaati, mis siin Eestimaal toodeti. Ja samal ajal oli isegi meie kirikuehitus. Ja seal ma käisin ka paralleelselt veel nagu seda tööd tegemas, sest see oli selles faasis, fundament oli rajatud. Aga mind pandi isegi brigaderiks Rida elamu peale ja projekti ma lugeda oskasin ja nii me seal siis läksime. Juba 2. korrusel olime oma järjega müüri ladumisega, kui ühel hommikul juhtus see, et ma kukkusin üle müüri serva ja sellili asfaldile ja murdsin oma selgroolüli. Ja see võttis mind rajalt maha peaaegu terveks aastaks. Nii et ma olin täitsa lamasin mitmed kuud, siis tehti mul 2 tõsist seljaoperatsiooni. Aga mida sa sel ajal teed siis, kui sa lamad? Ega siis tol ajal oli Eesti Televisioon, nagu ta oli, see oli nõukogude aja lõpp. Ja Kesktelevisioon oli ja see oli kõik. Ja siis ma hakkasin lugema, ma hakkasin piiblit lugema, ma hakkasin vaimulikku kirjandust lugema ja järsku Jumal kõnetas, et aga võib-olla sa peaksid nüüd keskenduma vaimulikule tööle, sest see vaimuliku töö, noh, nagu avardumine oli ka väga suur kogudustes, see oli just see aeg, kui see usubuum nii-öelda oli kirikutes ja inimesed tulid kirikutesse ja kui ma jalad alla sain, siis üsna pea avati meie uus kirik ja ma ei pääsenud sellest, ma läksin appi. Vajadus oli ka suur, töötegijaid oli vähe, rahvast oli palju ja uus kirik uute võimalustega. Nii et siis ma tõesti sellega alustasin, aga Jumal kõnetas mind voodi peal. Ja ma ei tea, kus ma täna oleksin või mida ma täna teeksin, sest ma lõpetasin sel ajal ka oma depikooli ära. Siis ma ei saanud muud teha, ma õppida sain, kui ma juba siis võisin istuda. No seal on sellised asjad. Ja ma oleksin võib-olla mingit muud suunda läinud, aga Jumal kutsus ja ma ikkagi ei saanud talle ei ütelda. Ma tundsin, et seda ma ei tohi teha. Aga ma olin valmis minema abiliseks. Aga mitte mingisugust peavastutust võtma. See oli hoopis teine teema. See oli välistatud sellel hetkel? See oli ikkagi vist välistatud, ma arvan, sel hetkel ka. Sul oli eesõigus oma isa kõrval õppida ja kaasa teenida. Kas oma isaga koos on lihtne teenida või teeb see teenimise keerulisemaks? Minu kogemus on positiivne. Me jagasime ülesanded ära, mind valiti abipastoriks ja me jagasime ülesanded, tema tegi teatud asju ja mina tegin teatud asju. Ja siis ma asendasin teda, kui ta oli ära või ta oli puhkusel või nii. Ja minu meelest meie koostöö klappis päris hästi. Omadega sa hoiad ikka rohkem kokku ka ja nagu ei hakka vastu töötama. Et see töötas päris hästi, nii et võib-olla mõne puhul ka ei tööta, ma ei oska ütelda. Aga see kestis 10 aastat ja siis tuli nagu see ootamatu uus pakkumine, mida ma tegelikult ei arvanud, et võiks tulla. Aga sellele pastori kutsele lõplikult nagu jah ütlemisele eelnes ju veel üks väga dramaatiline hetk sinu peres, Pillega. Ma mäletan seda aega, ma tean, kuidas ma palvetasin kaasa paljude inimestega üle Eestimaa. Räägi palun seda lugu ka. Ma arvan, et see on ka üsna oluline hetk sinu teekonnalda. Ja huvitav, et mõned valusad kogemused ilmselt meil kõigil elus on ja see on ka üks. Aga jällegi, see, mis just nagu on negatiivne ja mida sa ei sooviks, see mingil hetkel Jumal toob sellest midagi välja. Ja lugu oli lihtne, abikaasal oli lihtsalt mandlite operatsioon plaanis ja läks ja peaks ju lihtne asi olema, eks ole. Aga tuli koju ja tekkis kurgu verejooks. Esimest korda jäi nagu pidama, aga teist korda tuli veel ja see enam pidama ei jäänud. Ja ta otse mu käte vahel, ma vaatasin, et kas läheb ära, sest ta on väike naine, seal ei ole seda värtki nii palju. Aga saime siis abi ja viidi haiglasse. Aga nad õmblesid seda seal opitoas mitu tundi, seda kurku kinni ja nad ei saanud seda hästi kinni. Verekotte toodi laborist, ma nägin ise, kuidas ma koridoris olin seal, mõtlesin, vaikselt palvetasin. Ja ma mõtlesin, mis sellest tuleb.
ühel hetkel telliti ikkagi helikopteri järgi, sest väga kriitiline oli. Ja siis me kodus akna peal 3 lapsega, lapsed olid natuke alla 10, natuke üle 10, eks ole, 3 nad vaatasid akna peal, kuidas helikopter läks üle linna. Võib-olla nemad väga ei saanud arugi, et kui tõsine see olukord oli. Aga minu süda oli valu täis ja siis ma panin nad magama ilusti, laulsime õhtulaulu ja siis ma läksin teise tuppa ja siis ma kukkusin ikka kummuli põrandale, et Jumal, palun kingi mulle mu pille tagasi. Ja siis ma ütlesin ühe lause lisaks, mida ma pärast olen mõelnud, et pidin ma seda ütlema, aga muidugi ma saan aru, et nii Jumal toimetabki meiega. Ja ma ütlesin, et kui nüüd tõesti nii häda käes on selle pastori ametiga, et ma võin ju seda ka siis võtta, aga see oli nagu hädahüüd. Aga muidugi mulle jäi see meelde, see tõotus Jumalale. Eks neid teisi selliseid villa väljapanemisi oli hiljem ka, sest ega ma kohe ei olnud ikkagi nõus, kui see 2 aasta pärast see pakkumine tuli, aga imelik see on, et Jumal toimetab meid igal ühega omal viisil ja ta ei sunni kedagi, aga ta annab sulle kutse, ta annab sulle võimaluse ja tegelikult ta ka varustab ja lõpuks ma ütlen selle kohta, et kui sina mind kutsud, siis sina vastutad ka, ja tead, niimoodi on lihtsam ka teenida. Kui ma ise kangesti tahaks, siis ma võiksin või oleksin tahtnud, ma arvan, ma oleks 1 või 2 aastaga läbi kärsanud seal, eks ole. Oma lihase jõuga vaimulikku tööd ei tee mitte keegi. Ja kes arvab, et ta teeb, see eksib väga rängalt. Nii et lihtsam on, kui Jumal sind läkitab, siis ütle talle jah ja kuuletu talle. Siis võid teha ka. Et sa siis soovitad, et ütle võimalikult kiiresti jah, kui Jumal sind kõnetab. No ma arvan, et läbimõtlemiseks aega Jumal annab ise ka. Jah, et ta ei nõua sinu käest kohe täna vastust, kui ta täna sulle pakkumise teeb. Et eks sa pead peeglisse vaatama ja enda sisse vaatama ja selgust otsima ja võib-olla ka mõne inimesega nõu pidama, et kas see oli Jumala hääl, eks ole, mida ma kuulsin. Sest mõnikord võib ka mõni enda mõtte tulla. Aga jah, tasub Jumalale igal juhul öelda. Kui tema pakub, siis kindlamat garantiid ei ole. Tema ise on su selja taga pärast. Ja selles mõttes pole muret, et nii puudulik või poolikute võimetega, nagu ma olen, aga ma teen seda kuuletudes Jumalale ja tema ise vastutab asja eest. Tänu Jumalale on kindlasti ka abilisi, kes aitavad selles, mida see ise ei suuda. Tulles tagasi nüüd sinna pille loo juurde, Jumal kinkis sulle pille tagasi. Ja teil on olnud palju aastaid koos, te olete kasvatanud lapsed suureks. Lapsed on juba kõik kodunt välja lennanud, neil on omad pered ja te teenite pillega koos Jumala riiki ja siia vahele ongi hea kuulata üks väike lõik sellest, kuidas te koos laulata üks väga armas vana lugu. Mul on üks kodu, kuulame sellest ühe väikse lõigu siia vahele. Mul on üks kodu, seal kõrguste taga, kus paistab päike, kus polegi ööd. Seal oldab Jeesus, me kõikide päästja. Mul on üks kodu, seal üle maa. Nii, seda on tõesti armas kuulata, kuidas te koos teenite ja ma olen ka sellest teie koos teenimisest ja armastusest tihti Saaremaal ka osa saanud. Aga teie koguduses on üks siukene tegevus, mida mandri kogudused tavaliselt ei tee. Ja see on lehvitamine. Väga paljudele noortele inimestele, kes teil üles kasvavad ja kuhu te kõik panustate seal, te peate lehvitama, sellepärast nad tulevad mandrile kooli ja pahatihti nad isegi tagasi ei tule. Kuidas te sellega hakkama saate? Kas kibedust ei tule sisse Saaremaal? Jah, kõik ei tule ainult mandrile, osa lähevad ka välismaale. Ma arvan, et välismaale minnakse ka Tallinnast. Aga meie puhul on see niimoodi, et siis see kontakt on veel harvem. See on olnud probleem läbi aastate. Ma mäletan ühel sügisel, sügisel nad tavaliselt lähevad, eks ole. Sellega me oleme harjunud, me lehvitame ja ütleme, et Jumal õnnistagu teid ise natukene oma südamest tundes sellist kipitust aga tulge ikka koju käima ka aga ühel sügisel ma mäletan, 14 noort läks meie ülistuskoorist ära. No kellega sa täidad need tühjad kohad?
No, huvitaval kombel jumal täitis need kohad ja siiamaani me laulame. Ja mulle üldiselt meeldib, ka kui on koor koguduses või ka mitmehäälne laul, et see on minu jaoks oluline ja ma arvan koguduse jaoks ka. Ja nii on olnud aastaid ja natuke kahju oli ka, et sa nagu investeerid, eks ole, inimestesse ja siis sa tegelikult saadad nad ära. Aga muidugi nad on ka Eestimaa erinevates kogudustes laiali ja nad on töötegijad. Tegelikult see on suur õnnistus. Ja ma ühel hetkel otsustasin, ma õnnistades saadan nad ära. Et ma ei taha lasta omal sellist nagu kurbust hinge tulla. Ja imelik on see, et viimastel aastatel on perekondi tagasi tulema hakanud. Ja no ma ei tea, kui palju ma ei ole kokku löönud, aga ma arvan 4-6 perekonda on viimase 3-4 aasta jooksul tulnud tagasi. Nüüd juba teise poolega, no tähendab üksinda nad lähevad ära, aga kui nad tagasi tulevad, siis neil on abikaasa kaasas ja võib-olla juba 1 või 2 last ka. Kõigil muidugi alati ei ole kohe. Nii et läkid oma leib vee peale, ütleb koguja. Ja pika aja peale leiad sa selle jälle, nii et see ka kehtib see sõna. Ja mul on hea meel, kui kogudus on järelkasvu ja ütleme meie kogudus on nagu selline, võib-olla see on ka minu isiklik selline nagu vaade asjale, et kõige tähtsam on laste ja noorte töö, evangeelne töö. Kõik muu töö on ka oluline, aga kui seda ei ole, siis ühel hetkel võib kogudus ka uksed kinni panna. Ja sellele ma tahaks rõhuda. Võib-olla ka seetõttu, et üldiselt on lapsed ja noored mulle tähtsad. Mitte ka oma peres ainult, vaid ma arvan, et kui ma oleks hiljem pisut sündinud, ma oleks võib-olla ka pedagoogiks läinud õppima, sest mulle meeldib laste ja noortega nagu koos olla, nendega suhelda, ütleme ka õpetada, kui nüüd seda rolli silmas pidada. Margus, võta vastu minu esitatud kogu mandri koguduste tänu nende noorte eest, keda te meil olete saatnud. Väärt noored on teil seal Saaremaal küll. Ja tänu Jumalale. Sa mainisid, et sa oleks tahtnud minna õpetajaks. Sa tegelikult ju oled ju õpetaja. Sul on üks väga huvitav amet lisaks pastoride kõrval. Kummaliselt Jumal nii nagu hoolitses ette või ma ei teagi, miks, eks ole. Mu isa on õppinud õpetajaks, ema on õppinud õpetajaks. Ema visati küll eelviimaselt kursuselt välja usu pärast. Isa lasti lahti usu pärast. Ja sellepärast ma ei läinud pedagoogika ülikooli, sest ma mõtlesin, et Nõukogude ajal ei ole võimalik kristlasest pedagoog olla. Ja läksin tippi õppima, eks ole. Aga nüüd kummalisel kombel Jumal hoolitses selle eest, et ma olen saanud 25 aastat õpetada liiklust autojuhtidele, ühesõnaga autokoolis teooriat õpetada. Ja see on ka selline hea väljund ja ühte sama asja õpetada on päris tüütu tegelikult aastaid. Aga kui sa näed jälle neid uusi noori ja sa saad mitte ainult neid liiklusmärke neile õpetada, vaid ka teatud väärtusi nendeni viia, võib-olla oma hoiakute ja natuke oma kogemuse najal midagi rääkida, ega ma evangeeliumi seal ei kuuluta. Aga mul on tunne, et sellest on kasu olnud. Ja mulle meeldib see töö. Ja võib-olla, et kui oleks nagu elu teisiti läinud, võib-olla ma oleks tõesti seda tööd teinud ka natuke laiemalt, aga Jumal nägi, et pastoritöö kõrvalt seda on võimalik teha, väga paljusid asju ei ole võimalik teha, sest kõik võtab aega. Aga see kursusi saad, nagu õhtuti loenguid saad käia pidamas. Nii et tänu Jumalale selle võimaluse eest, miks mitte? No nüüd ma siis sain teada, ma olen kogu aeg mõelnud, et huvitav, et miks Saaremaal autojuhid nii korralikult sõidavad. Tallinnas on selline mingi õudne sebimine, siis ma tean, et neil on väga hea sõiduõpetaja Saaremaal või õigupoolest teooriaõpetaja. Ma sõitu ei jõua anda. Sõitu sa ei jõua anda. See on lootusetu aja röövel. Aga väga head tööd olete teinud. Saaremaal kõik autojuhid kuidagi käituvad hoopis viisakamalt kui Tallinnas, nii et respekt. Jah, ma arvan, et võib-olla ligi 5000 õpilast on mul olnud selle aja wow. Isegi. Aga seal on ikkagi teistel ka oma suur roll. Mul on ka üks pisike roll selles kindlasti. Ja. Sa rääkisid, et sa oled elus palju müüre ehitanud. Alguses me alustasime saadet sellest ja ma palusin sulle ühe tööriista kaasa võtta. Ja sa võtsid ühe huvitava tööriista. Mis see tööriist see on? Kõige lihtsam müürikellu. Ja sellega ma olen isegi ka segu või mörti kivide vahele pannud, kuigi neid on olnud enne ja rohkem ja osa on juba ajaamast. Näitame meie televaatajale siin ka seda, ma arvan, võib-olla noored enam ei teagi, mis asi see on, et mis selle tööriistaga tehakse? No, eks
segu pannakse kivide vahele, jah, et mulle meeldis seda teha. Mõni päev sai võib-olla mitu kanti müüri pandud või tehtud. Aga ega müür ei seisa püsti, kui segu vahel ei ole. 2 kivi tuleb omavahel ikkagi siduda tsementseguga. Nii tehti seda vanasti. Nüüd võib-olla on ka huvitavamaid uuemaid võimalusi, aga eks ta on ikkagi see klassikaline variant on see. Ja ütleme, ta on nüüd müüritööriist, mulle sobiks ka see võib-olla, sest põhikooli ajal ma käisin puuderingis ka. Ja see mulle ka kangesti meeldis, see puidulõhn juba ja sai seal kuni sauna kipuni asjad valmis tehtud. Aga ütleme hilisemas elus jah, siis müüritöö ja tegime seal Pähklimäel meie laagrikeskuses, ladusime ise müüri ja panime paneelid peale sinna ja muidugi tuli teisi töömehi ka. Aga sellel on ka oma sümboolne tähendus tegelikult. Ütleme koguduses ka. Piibel räägib ju meile elavatest kividest. Sina oled üks ja mina olen teine ja igalühel oma nurgad ja sakid, eks ole. Ja vaata Saaremaal on paekivist väga palju ehitatud. Ja paekivi ei ole nagu silikaattellis. Et kõik on ühesugused ja mis viga neid siis natuke niimoodi ritta panna. Aga paekivi üks on suur ja teine on väike ja üks on õhuke ja ma olen neid ka ladunud. See on keerulisem. Aga kui sa sinna mörti vahele paned ja sa sobitad neid üksteise kõrvale, siis see müür peab hästi ja ta peab sajandeid. Ma usun, et Jumala kogudus võiks olla samasugune, et me oleme kõik erinevad kivid, meil on oma nurgad, eks ole. Kui lihtsalt nurka pidi kokku panna, siis me teame, eks ole, et nurki tuleb lihvida. Aga segu parandab ka neid. Ja ma olen tajunud, et võib-olla see koguduse ühtsus ja inimeste vaheline armastus ja see osadus ja see ühtekuuluvustunne ja see on ääretult oluline, aga keegi peab seda mörti sinna vahele panema, et see Jumala tempel püsiks püsti ja ei laguneks kergesti, sest mõni müür võib ka pikali kukkuda, kui ei ole korralikku mörti vahel. Nii, et see on see kellu, müürikellu. Margus, sa oled täna väga küpses eas ja sa võid juba natukene ka elus nagu tagasi vaadata. 10 aastat abipastorina ja 20 aastat pastorina. Kas sa kahetsed seda, et sa Jumalale jah ütlesid? See on küll kummaline, et ma tõesti ei kahetse seda. See on vastu minu inimlikku loomust. Ma ütlen, inimlikult ma ei oleks seda valinud. Kas ma ütlen mitte mingil juhul. Aga kui ma olen näinud, et kui Jumal sulle pakkumise teeb, kui sa oled nõus temaga koostööd tegema, siis su elu peal on ka üks teistsugune õnnistus. Ja see ei ole inimlik asi üldse. Isegi kui sa oled poolik ja oskamatu, õnnistus ei ole ikka, sest sa oled jah öelnud. Ja ma ei tea, kas ongi sobiv hetk võib-olla mõnele kuulajale vaatajale öelda, et kuule, et kui Jumal sind kõnetab, ära lükka seda pakkumist nagu kergekäeliselt kõrvale. Seal on õnnistused taga, seal on Jumala arm ja see tema hool ja ta õnnistab isegi sinu peret ja sinu abikaasat ja sinu lapsi ja järel tulevad sugu ja võib-olla isegi ei saa öelda, et pastori palk oleks väga kõrge, eks ole, aga ta leib laualt ei puudu. Nii et tänu Jumalale, tema arm on suur. Jumal on ustav. Aga tead, Margus, meil on Tallinnas niisugune huvitav asi. Leidsin Tallinnast ühe inimese, kes kahtlaselt sarnanes sulle. Ja mul on sulle väike üllatus täna saates. Ole hea, astu meile lähemale. Tere! Sinu noorem koopia. Need on need andekad noored, keda te sealt Kuressaarest teile panete, kelle eest ma siin tänasin tõesti. Ma arvan, et Tallinna kogudused on väga tänulikud sinu poja eest, Markuse eest ja tahakski Markus küsida sinu käest nüüd, mida sa isalt õppinud oled? Ühesõnaga, võib-olla natuke grimasse, siis kõige tähtsam asi, mis ma mõtlesin, on liiklusteooria kindlasti. Muidugi tegelikult see ei ole kõige tähtsam. Aga ma mõtlesin
paar asja, võib-olla üks asi on see, ma natuke sain 5 minutit ennem kuulasin, mis te rääkisite siin. Noh, et kui sa midagi alustad, siis tee viise lõpuni. Ehk siis minu isa ei ole selline suur alustaja, kes jätab asjad nagu ligadi-logadi või pooleli, et küll olgu muusikaga, olgu ta tegelikult ei tahtnud käia või siis ma ei tea, kiriku, kõige tähtsam on koguduse töö, aga ta on teinud ka mingeid muid projekte, vaata see laagrikeskuse tegemine. Ühesõnaga, et mu isale ei meeldi, kui asjad jäävad ligadi-logali. Et see mulle endale samamoodi ei meeldi, kui asjad nagu lohisevad või kuidagi ma tean, kuskil taga kuklas mingi asi häirib. Aga muidugi, ma ei tea, kui palju te ütlesite rääkida näiteks mu isa sellisest huumorisoonest. Ma ei tea, kas te selleni palju jõudnud sinna, me olime väga tõsised siin saates. Ja, et võib-olla see on huvitav, et tegelikult mu isal on mõnes mõttes nagu 2 külge, mida tegelikult võib-olla kaugemad vaatajad ei tea, et üks on selline kantstist, selline tõsine vahepeal siuke valju häälega on ja mõnda isegi hirmutab on ja tema vahepeal jutustab, kui ta läheb nagu hoogu, aga kodus on nagu teine külg, kes on selline nagu, selles mõttes nagu heas mõttes kloun, et ta nagu meelelahutaja ikkagi kodus ja nooruspõlvest ilmselt teavad rohkem, kui ta oli ikka siuke naljamees. Mina mäletan seda aega natuke, ma olin väga väike ja siis veel, aga mäletan, alati oli huumor. Et ja ma arvan, see on kindlasti võib-olla, mida inimesed ei tunne tema puhul võib-olla nii palju väljaspoolt. Ja siis, ma ei tea, neid asju tegelikult on ju nii palju, mida isalt õppida, ma arvan, et sa õpid hästi palju ka lihtsalt vaadates ja ma arvan, ma isegi ei oskagi kõike seda analüüsida nagu. Aga võib-olla see äge omadus, mis ma olen nagu õppinud vaadates nagu ema ja isa suhet, on see, et nagu kuidas nad üksteise siis neid nõrkusi ja tugevusi kompenseerivad. Et see nagu väga selgelt näha ja see on nagu tore vaadata, et tegelikult kui minu ema ei oleks, siis usub üldse siiani kogudus ka ei püsiks praegu võib-olla sellisel kujul. Et iga hea mehe taga on üks fantastiline abikaasa, seda me juba ka rääkisime. See on jah, kindel laks ja tegelikult see oli üks põhjus, miks mu isa üldse ju andis selle otsuse, et ta võtab selle töö vastu. Ja. Et ma arvan, need on üks olulised asjad. Aitäh, Markus, et sa tulid isa siia täna üllatama ja kahjuks meil saateaeg hakkab läbi saama. Aga Margus, ma palun, et sa õnnistaksid oma lapsi ja selle kaudu ka kõiki neid lapsi tegelikult, keda te olete pidanud sealt lehvitades ära saatma. Õnneks, nagu sa ütlesid, osad nendest juba tulevad tagasi ja me tõesti palvetame mandrile, et veel palju noori tuleks tagasi Saaremaale, aga ole kena, õnnista oma lapsi ja kõiki neid, keda te olete välja saatnud. Issand Jeesus, tänu sinu suure armu eest. Tänu meie vanemate ja vanavanemate eest, aga tänu ka laste eest ja lastelaste eest. Ja kõikide noorte eest, kes kogudusest on välja läinud, kes siin ja seal on mõnes koguduses kaas tegevad, aga mõni võib-olla otsib oma kohta. Hoia ja juhi on neid. Ja luba, et see sinu käest saadud impulss ja see säde ja see uus elu ei hääbuks, ei kaoks, et keegi ei läheks kaduma sinu riigile, vaid et kõik jõuaksid ühel päeval sinu juurde, sinu riiki, sinna taastatud ühiskonda. Ja õnnista ka seda meistri töökoda jätkuvalt. Jeesus sinu nimel. Aamen. Aitäh sulle, Margus, Saaremaalt siia tulemast. Aitäh, Markus, isa üllatamast. Aitäh! Ja televaataja, tänane saade on tõesti tõestus sellest, nagu Margus ennem ütles, saada oma leib vee peale ja mõne aja pärast leiad sa selle jälle. Kohtume järgmises saates. Hea vaataja, lõppenud saade on sündinud TV7 ja Nõmme meestehommiku koostöös. Kui tunned, et kuuldud lugu sind kõnetas ning soovid leida kontakte teiste meestega, siis rohkem infot leiad veebilehelt meestehommik.ee. Saated sünnivad vaid annetajate toel. Selleks, et need lood jõuaksid veelgi rohkemate inimesteni üle Eestimaa, saad anda oma panuse ekraanil kuvatud võimalusi kasutades. Oleme südamest tänulikud iga toetuse eest.